tere sulle, kes sa minu kanalit jälgid või oled siia juhuslikult sattunud. Tänase ladumise teema on muutused. Kui lähedal või kaugel on suured elulised muutused, millised need muutused on, ja vaatan siis, et kas võtan nõuandekaardi või kuidas kellelgi. Nii, et siis elulised muutused. Et mul on Lenormandid, ikka 2, ja siin on siis ka šamaanikaardid igaks juhuks. Üht koma teist on siin käeulatuses veel. Et alustan rohelisest, lõpetan kollase juures. Nii. Ja roheline. Et kui sa valisid rohelise variandi, selle rohelise variandi, et võtan siis mõtlen, et seda ajaühikut, et kuidas luua, et ütleme siis aasta lõikes, ja kas mingi selline suurem muutus on sinu ellu sisenemas. Et jään selle juurde, et selliseid suuri ja tõsiseid muutusi tõenäoliselt ei toimu. Mitte niipea, aga et sellised sellised väiksemad muutused, mida sa siis ootad, on mingid, sul on mingid plaanid. Tõesti, tõsi. Et sul on mingid plaanid, et sa tahaksid mingeid muudatusi, mis on siis seotud kas kodu või suhetega, aga et nende muutuste loomine praegu on nihkunud kuhugi kaugemasse tulevikku. Et sa nagu, ma ütleksin, et sa täna ei ole valmis leppima nende muutuste tagajärgedega ja sellepärast nad ei saagi tulla. Et mõnikord on nii, et meil on küll suurepärane idee tulnud mõistuse tasandil või ja mõnel juhul ka tunnetuslikul tasandil, et mida tahaks muuta, kuidas tahaks muuta, aga siis inimene mõtleb, jumal juhib või siis ma ei tea, mis sind juhib, kõrgem mina, saatus, tee juhid, et igatahes siin see muutuste esile kutsumine on raskendatud. Ei tule lihtsalt. Ja ei tule lihtsalt sellepärast, et need muutused, mida sa oled planeerinud, nende tagajärgedega elamine oleks sulle siis kas liiga lihtne mõnel juhul või liiga keeruline. Aga et need elulises plaanis praegu need muutused, mida sa soovid, ei ole tegelikult olulised. Mis on oluline, ma küsisin, vastus on, et oluline on see, et kui sa tahad jõuda tulemusteni, siis ära oma ideid jaga, ära oma unistustest räägi, ära oma eesmärke teistele inimestele tutvusta, tee oma plaanid vaikuses ja astu oma esimesed sammud vaikuses. Päris kindlasti.
ahaa, ma küsin siin šamaanikaartidelt selle nõuandekaardi, et kuidas siis kuidas sa saaksid siis nende muutusteni jõuda, mida sina vajalikuks pead, et kuidas nendeni jõuda siis võimalikult valutul moel. Ja šamaanikaartidest oli Jaaguari kaart, mis ütleb tegelikult, et Jaaguari kaart on nagu hirmu tervendamine, mis tähendab siis järelikult, et sinu hirmud on suured. Vaata, Jaaguar ei karda, on ju. Et Jaaguar on siis see loom, kes alati kütib ja kes mitte kunagi ei osuta saagiks. Ja sinu hirmud ongi siis seotud sellega, et sind võidakse kuidagi manipuleerida või ära kasutada või et sa oled nagu ettur kellegi teise mängus, aga sa peaksid ise võtma üle juhtimise, selle juhi rolli, vastutuse oma elu eest, eks ole. Ja see kaart ütleb ka, et sa peaksid kuulama oma sisetunnet, oma vaistu. Siit enne tuli seesama vastus sulle, et kuula iseennast, ära kuula teisi. Ära mängi kellegi teise ringmängu, otsusta, milline on sinu mäng, millised on sinu reeglid. Hakka seda oma personaalset mängu looma ja seisa silmitsi oma hirmudega, püüa ületada oma hirmud. Et tundub, et siin on väga suur hirm mitte saada tähelepanu, mitte saada komplimente, mitte saada positiivset tagasisidet, ma ei tea, nunnutamist ja kiitust ja et sa nagu kardad minna teistega vastuollu. Aga kui sa kardad minna vastuollu teistega, siis juhtub see, et sa oled vastuollu iseendaga. Ja Jaaguar ütleb ka, et vaata, sa pead oma nagu minevikust lahti laskma. Sa kannad nagu neid mingeid varje endaga kaasas, midagi, mis on oma aja ära elanud, mis sind täna üldse ei teeni, millel ei olegi nagu muud mõtet kui ainult see, et sind kuidagi aheldada või takistada või pidurdada. Ja sa pead õppima oma hirme ületama, et nad ära tundma ja siis neist välja astuma. Ja vaata, raskused, tegelikult need elulised raskused ongi see, mida sa kardad. Et need kohad, kus sa pead tegema valikuid, need kohad, kus sa pead tegema otsuseid, kui sa ei tea, kuidas tee ette kulgeb väga täpselt, siis sa igaks juhuks ei julgegi teele minna. Ja kuigi sul on olemas sellised omad teejuhid, siis vaimumaailmas ei oska sa neid nagu märgata. Ja sa pigem oled nõus seisma näoga nurgas, kui enda eest võitlema, aga Jaaguar ütleb, et sa pead seisma oma vajaduste eest. Et siin on selline hästi tugev duaalsuse kõnetus ka lisaks, et jah, kui sa ei taha olla saak, siis sa pead olema kütta. Ja nüüd vahepealseid võimalusi ei ole. Et sina ei saa valida praegu sellist vaatleja rolli. Et kui sa üldse kedagi või midagi vaatled, siis eelkõige iseennast, oma sisemaailma, et seda võimalikult hästi näha. Võib-olla peaks silmad kinni panema, võib-olla peaks ootama pimedamat aega. Et praegu, ma räägin seda lugu ja mul on keeruline silmi lahti hoida, mis ütleb mulle, et sinu elus on neid aspekte, mida sa ei taha näha, sa keeldud nägemast. Jah.
tee nendega rahu. Ja siis saavad tulla esialgu väikesed muutused ja hiljem siis mingid suuremad muutused. Aga selline esimene üldse nagu võimalus näha mingeid väikseid muutuseid on siis võib-olla niisugune järgne kevad ehk. Et seni on üsna pausil ja kui sa üritad jõuga midagi edasi lükata, siis see on takistatud. Jah, ja nii on. Vaata oma hirmudele silma. Mingid väljaütlemata asjad on ka siin, sest nii köhima jääb. Et väljaütlemata asjad, mis asjad need on, mis asjad need on? Aga sul on üldse ilmselt keeruline inimestega suhelda, et sa oskad küll inimestega suhelda, niisama lobiseda ja võib-olla niisugust nagu seltskondlikku vestlust üleval hoida, aga tõsistest asjadest sa ei oska nendega rääkida, mis tähendab, et sa ei oska seista oma vajaduste eest. Ja see on see, mida sa peaksid kiiremas korras õppima. Nii, ja et siis nendele inimestele, et kelle muutus on see, et nad kavatsevad vahetada elukohta või muuta partnerit, et siis ka nende puhul tuleb liikumine muutub kohe kiiremaks, kui sa räägid nii, kuidas asjad on. Oled aus, julged aus olla. Aitäh! Kui sa valisid selle punase kaardi, siis kas, kuidas ja millal võiks sinu ellu mingid muutused tulla, suuremad muutused ja milline on nende muutuste sisu ja kuidas seda protsessi siis kuidagi juhtida või ohjata. Nii, kui sa valisid punase. Muutused. Et minu peas oli siis selline umbes aastapikkune periood ja ma ütlen, et võib-olla päris aasta lõpus hakkab siin midagi toimuma ja tegelikult mingid esimesed märgid lihtsalt tulevad muutustele. Et siin võib olla selline hästi positiivses võtmes suhte tekkimine, mis tõstab sinu usku iseendasse, mis kuidagi nagu jõustab ja väestab sind ja annab sulle terviklikuma tunde. Et samamoodi nagu eelmisel variandil, et väikesed muutused ja mitte enne kevadet ja see on selline sammu haaval minek. Väga rahulik. Väga rahulik. Et eelkõige, et see kõige olulisem väike muutus, mis toimub, ongi see, et sinu minapilt hakkab muutuma, see, kuidas sina ise ennast näed. Ja sa nagu avastad endas läbi teiste inimeste, ma ei tea, siis läbi nende sõnade, võib-olla läbi mingite komplimentide, avastad mingid uued väärtuslikud küljed iseendas, oma tegeliku väärtuse, jah? Et saad nagu parema ülevaate sellest, et mis maailma arvates sinus hinnalist on. Ja selline väike mõtlemises väike muutus, mis kindlasti hiljem võtab suurema vormi reaalsuses nähtavas maailmas. Et seda on siis oodata kevadel. Nii, ja kui ma küsin sulle siit šamaani kaartidest nõuandekaarti. Tuleb visiooni otsingu kaart, et mis ikkagi ütleb jah, et sa nagu väga täpselt ei tea, kes sa oled ja mida sa tahad.
ja ja see nõuandekaart ise siis tuletab sulle meelde, et tegelikult sinu siis kas kõrgem mina või ma ei tea, millesse sa usud, suur vaim, jumal, inglid, teejuhid, et on püüdnud sinuga ühendust võtta. Ja et sa oled oma nagu selle igapäevaeluga nii seotud oma olmega ja sellise võib-olla rööprähklemisega. Mis tahes elu sa elad, ei ole sul selles elus olnud sellist sügavat vaikust, kus sa saaksid neid sõnumeid üldse kuulda ja vastu võtta. Ja visiooniotsingu kaart ütlebki, et sa et selleks, et neid sõnumeid kuulda või siis näha või tunnetada, pead sa tekitama iseendale oma aja, oma ruumi, oma vaikuse, kus sa saaksid siis rahulikult lõdvestada kõik oma meeled ja olla lihtsalt avatud seisundis. Selleks, et sinu peas üldse mingi pilt tekiks, mingid seosed tekiksid praeguse olukorra ja tuleviku vahel, et see tulevik üleüldse nähtavaks saaks, kuidagi visualiseeruks sinu jaoks. Ja visiooniotsingu kaart ütleb ka, et nagu kõik need šamaani kaardid, et ükski neist kaartidest ei ole siis neis ei väljendu mitte kunagi konkreetsed ruumid, et seal ongi lõpmatu avarus ja loodus, mis tähendab, et tegelikult siis peaksid sa endale seda vaikset aega ja ruumi tekitama just eelkõige looduses. Jah. Et siin on see visiooniotsingu kaart ütleb ka, et tegelikult siis see, mis tulemas on niisugune suurem muutus. Et väikesteks muutusteks meil ei ole vaja selget visiooni ja väga kindlalt sõnastatud eesmärki on vaja ikkagi siis, kui muutused on suured. Et praegu sa pigem jah, et nagu oled mingis lahenduste otsimise etapis, et kus sa lahendad praegu just hetkel käsil olevaid probleeme, ilma et sa suudaksid vaadata perioodi näiteks 5 aasta pärast. Ja siin on et kui sa saad oma sellise sisemise jõu tagasi, saad juurdepääsu oma tegelikule väele vaikuses vaikuses, üksinduses, oma ajas ja ruumis, niipea kui sul see juuretunnetus tekib ja sa saad kogu selle maa jõu kätte, suudad luua sa ühenduse ka kosmosega ja sellisel juhul seal kusagil seal vahepeal saad sa oma sõnumid kusagil maa ja taeva vahel, aga looduses. Ja nii on. Nii. Aitäh. Kui sa valisid selle lilla variandi, siis muutused, mida sa ootad, võib-olla planeerid, võib-olla loodad, et tulevad, võib-olla kardad, et kui kaugel sinust muutused on. Elulised muutused, suured muutused. Nii, kui kaugel on sinust sinu muutused. Ahaa.
et sinul on nüüd niimoodi, et mingid väikesed muutused, esimesed sammud leiavad aset järgmise 3-4 kuu jooksul, kus sa näed, et kuidas mingid sellised seisma jäänud asjad lähevad liikuma. See, mis on takerdunud, nagu äkki vabaneb kammitsatest. Kõik sellised külmunud situatsioonid nagu hakkavad kusagilt otsast sulama. Väikesed olukorrad, mis äkki hakkavad leidma lahendusi ja mille, kuidas ma siis ütlen, et olukorrad, mis sinu jaoks on nüüd probleemsed, võivad laheneda nii, et sa väga hästi isegi ei saa aru, et kuidas see juhtus, aga samas tulemus on parem, kui sa oleksid osanud oodata. et nii. Ja need suuremad muutused võib-olla tõesti siis seal kusagil aasta pärast, võib-olla ma ei tea, mingi juuni, jah, suve alguses, jah, pigem jah, mai lõpp, juuni. Et selleks, et sinu elus saaksid suured muutused toimuda, on tegelikult vaja palju suhtlust ja need muutused tulevad teiste inimeste abil, mitte sina üksinda ei loo neid ja ei tekita neid. Ja nende muutuste korraldamise läbi saad sa ka mingi väga olulise elulise kogemuse, et mis võib olla, ma ei tea, millegi süstematiseerimine või organiseerimine või mingi korra loomine kaasas, mingi protsessi korraldus, mis tahes see siis on, et kes tahab korraldada pulmi ja kes matuseid ja kes tahab ehitada maja või ei ole üldse vahet. Et lihtsalt sul on vaja väga palju teiste inimeste tuge, abi ja nõuandeid, et sa siis ka need suured muutused saaksid vähemalt alustatud. Siin on ka viide sellele, et sinu see üks suur muutus seisab koos tegelikult mitmest väikesest. Väga mitmest väikesest. Ja ma pean ütlema, et sinu muutused võivad tulla läbi kellegi teise ebaõnne, et mida iganes, see ei pruugi olla kellegi surm, eks ole, või mõne kalli inimese kaotus, ta võib olla. Aga pigem on ta niisugune, kellegi teise kaotus on see, et keegi kaotab töö, sina saad. Keegi paneb oma kodu müüki, sinule avaneb võimalus see ära osta, et selleks, et sina oma muutuse saaksid siis täielikult esile kutsuda, peab keegi teine kusagil midagi kaotama. Ja see on see, mis sind nagu siin veidi häirib. Aga et see väikeste muutuste jada enne, mis algab juba varem, tõstab sinu sellist enesekindlust ja kuidagi parandab nagu sinu ma ei oskagi öelda, võib-olla vaatlusoskust näha kõiki aspekte. Ja kui sa nüüd sellesse suurte muutuste jadasse satud, et siis ta just nimelt ongi jada, et ta õigupoolest seisab koos väikestest muutustest ja lõpuks siis nagu kulmineerub mingi suurema pööramisega, et kus eluline muudatus tõesti toimub. Ja küsin, et kuidas siis et kuidas sa saaksid seda protsessi kuidagi kiirendada või juhtida või kontrollida või et need muutused siis tuleksid sulle sobival moel ja et sa suudaksid neid ka kuidagi hallata. Ja välgukaart, ma ei tea nüüd, kust maalt see paistab, aga nii. Et välgukaart ütleb, et tegelikult sa oled neid muutusi edasi lükanud ja et
et kui sa siin need väikesed sammud ära teed, et kui see nagu noh, kuidagi samm-sammu haaval läheb see protsess liikuma, et siis sa saad seal nagu ainult mingid paar liigutust teha ja siis tõesti see suur muudatus nagu noh, nagu välk lööb sisse. Praegu siin võib seda kaarti sellisel moel täiesti otse tõlgendadagi, et ei peagi siia mingeid erilisi lisatähendusi otsima. ja kõik see, mida välk toob, on nagu saatusest juhitud. Sul ei ole seal eriti suuri valikuvõimalusi ja sellepärast vist on ka see, et teised inimesed on sellega seotud, et sa oled nagu mingites grupiprotsessides. Välgukaart muidugi ütleb ka, et sul peab olema endal piisavalt niisugust otsusekindlust ja julgust ja võib-olla ka teravust iseenda eest seismisel. et ühest küljest nagu on suurepärane, kui see välk sinu elus lööb kõik valgeks ja sul on võimalus näha väga suurt pilti, näha ka kõiki varjukülgi. ja teisest küljest on see nagu on see välk ka hävitav, lõhkuv, lõpetav. Et kõik see, mis on välguvalgel ilmnenud, võib saada tabamuse. Ja selline siin võib-olla ikkagi kõige mõistlikum oleks ma kogu aeg tahan siin öelda, et nagu mis see on, mida sa teed kirega või mis see on, mis tekitab sinus väga tugevaid emotsioone, et kõik see, mis tekitab sinus tugevaid emotsioone, on ka see, mis viib sind siis muutustele lähemale ja võib-olla tõesti, et nende väga tugevate, väga jõuliste emotsioonide pealt, kui sa oled siis mingid sammud ära astunud, siis see sinu jaoks suur muutus võibki tulla nagu välk selgest taevast, et äkki siin ta on ja ongi olemas. Et see tõenäoliselt on kuidagi armastusega seotud teema, paarisuhetega. Et ja siin võib siis laias laastus võib juhtuda see, et keegi, kes on sinu sõber, läheneb sulle samm-sammu haaval või vastupidi, keegi, kes on su sõber, kaugeneb sinust samm-sammu haaval. Et võimalus ehitada üles siis tugev ja pikaajaline suhe ja võimalus ka igasugune suhtlemine lõpetada, sest välk vaata alati seal tekib nagu selline see teravuse ja hääle ja valguse teravuse efekt, et mis võib inimesi sinust nagu natuke eemale peletada, ja sa pead õppima siis, et et kui see kaamera on sinu peal ja välk korraks ähvatab, et millise näoga sa siis täpselt oled ja milline on see sinu sõnum, mida sa tahad edastada, kas sa üldse tahad. Igatahes on selge, et pärast äikest on hingata kergem, nii et mina ütleksin, et mina püüaksin küll seda olukorda siin püüaksin kiirendada, sest sa esimeste sammudega saad piisavalt julgust juurde, et edasi minna. Ja sinu ümber tekib ka niisugune ringkond, kes siis toetab nende suurte muutuste tekkimist ja võib-olla ka nende muutustega leppimist. jah. Ja nii on. Nii.
kui sa valisid sinise variandi, kui kaugel sinust on elulised muutused, suured või väikesed? Mida sa ise saaksid teha, et neid protsesse kiirendada või pidurdada või kuidagi kontrollida? Nii. Kui kaugel? No mina ütleks, et sinul on ikka päris lähedal. Et ma arvan, et see on siin selline 3 kuu küsimus, kui kõik muutub. Need muutused ongi niipidi olid, jah, et nad tulevad sulle ootamatult, tulevad kiirelt, tulevad ootamatult, kuidagi äkki tabavad sind ja tekitavad väga palju emotsioone, mõtteid, et sul võib olla selline tunne, et ühest küljest on siis pea nagu tühjaks tõmmatud ja mitte mõttepoegagi pole ja siis tuleb see teine faas, kus sa nagu mõtled üle, genereerid üle, ei tea, kuidas reageerida, mida ette võtta. Et need teemad on, et see teema siin on absoluutselt ja ainult seotud paarisuhtega ja paarisuhtes tehtavate valikutega. Jah, jah, nii on. Et kuidas sa saaksid ennast aidata selles olukorras? Päikesekaart, no taevast küll, vaata, päike paistab üle kõigi ühtemoodi, et tema ei vali, eks ole, aga nagu näha siis siin oma isiklikus transformatsiooniprotsessis, et sa kohe usinasti hakkad valima ja tahaksid valida. Päikesekaart nagu tuletab meelde, et meie ööpäev jaguneb 2, eks ole. Et kui tuleb õhtu, siis järelikult ongi päeva ja valgust liiga palju olnud ja ongi ööaeg. Ja iga kord, kui on öö, siis sa saad ju aru, et tuleb hommik ja ka see kõige pimedam ja kõige pilkasem öö saab läbi. Ja et enne seda tegelikult siis uuesti nagu maailma avavat valgust on kõige sügavam pimedus. Ja päikesekaart tuletab sulle meelde, et sa reaalselt ei kaota mitte midagi. Et sa, ta nagu ütleb, et naudi seda, mis on täna, praegu ja siin ja kohe, naudi kõike, mis on tähelepanuväärne, kõike, mis sinu hinnangul on siis hea või ilus või kuidagi sind toetav. Sest nii nagu ükski taevakeha ei ole nagu 24/7 särav, nii ei ole seda ka meie elu, et need pimedamad ja valgemad perioodid vahelduvad ja küsimus on selles, et kuidas oma emotsioone ohjata siis, kui päike heldelt ei kulda kogu meie teekonda. Päike on ka niisugune loomise kaart, kirgliku suhtumise kaart, et kui sa tahad, et need muutused toimuksid, siis ja näha on, et nad kuidagi ootamatult sind tabavad või tahad neid siis nagu kuidagi reguleerida, siis eelkõige saad sa seda teha läbi päikese elemendi ja siin selle päikese ja pilvede kaardiga, et mõlemad kaardid annavad nagu selle selgituse, et ära mõtle üle. Ära püüa ennast võtta osadeks ja kokku tagasi panna, kõrvalt vaadates on kõik alati lihtsam, ise oma elu elades on kõik nagu 10 kordi keerulisem.
ja, ja ütleb Päike ka seda, et sa selle transformatsiooniprotsessi läbid nagunii. Ei ole vahet, mis on see nädal, kuu või aastaaeg või geograafiline laius. Selles sul ei ole pääsu, sul ei ole valikuid. Sa läbid selle nagunii ja selle väga suure muutuse eesmärk on viia sind paremasse kontakti sinu enesetunnetega. Tunnetega ja mõtetega niisuguse nagu selline südamest kõrgemale tasandiga. Kui väljas väga palju valgust ei ole, et siis luba oma sisemisel valgusel valgustada inimesi enda ümber. Ja õpi siis nägema iseenda sellist võib-olla veidi täiuslikumat ja kaunimat külge. Nii, jah, aitäh. Selle juurde, selle transformatsiooni juurde tahan seda öelda, et siin on minu jaoks liiga mitu lugu ja ma ei saa neid, see peaks olema eraldi ladumine, et neid hästi ja põhjalikult avada, aga loodan, et sa oma mingid märksõnad ja nõuanded said. Nii, ja kui sa valisid selle kollase sõõri, et kui kaugel on sinust sinu muutused, mida sa siis kas tahad väga oma ellu tõmmata või vastupidi, mida sa üritad meeleheitlikult vältida. Kui kaugel on sinu muutused? Püüan nüüd siia õigesse järjekorda panna. Siin mitte enne kui poole aasta pärast, et mis tähendab, et siis 2022 aasta peab olema alanud, kui sinu muutused aset leiavad ja seal on ka, et alguses on sellised esimesed muudatused, mis annavad sulle julgust, täitsa ise teadlikult lood mingid väikesed sammud, teed oma muutuste suunas väga asjalikult, väga läbimõeldult, väga targalt ja sa saad aru, et milline vastutus kaasneb otsustega, et otsused tuleb teha ja vastutus sellega kaasneb. Ja sinu jaoks siis need, kuidas ma ütlen, et sina tajud neid väikseid samme väga nagu jõustavatena ja positiivsetena. Järgmise 3 kuu jooksul lisandub siis mingi selline suurem pööre või transformatsioon või muutus, mis puudutab siis suhtlust erinevate inimestega. Ja ma ütleks, et siin on ka sellist nagu unistuste poole liikumist, et kui see väike muutus siin alguses on sulle keeruline ja et kui sa saad need sammud astutud, siis sa küll tunned ennast väga vaprana, aga just nimelt, et kuna sa oled vastutustundlik, siis sul on nagu selline alateadlik hirm selle ees, et kas sa teed õiged otsused, kas sa pärast tuled nende olukordadega toime. Kaardid ütlevad, et jah, tuled küll, sest kui sa oma selle suure muudatuse saad ellu viidud, siis tegelikult sul elu saab nagu mingi uue hoo ja hingamise ja selline nagu hüppe edasi toimub koos selle suure muutusega või transformatsiooniga, et see on siis juba kiire protsess. Et kuna sa seal väikeste sammutuse juures oled saanud pikalt mõelda ja kahelda ja kaaluda ja ümber teha, siis selle suure
suure protsessi saabudes oled sa ise üsna rahulik, küsid nõuandeid võib-olla või jagad oma lugu kellegagi, noh, mitte ühe inimesega, aga väga, väga mitme inimesega. ja ja mingis mõttes ka kõik need inimesed, kellega siis sa siis sel ajal suhtled, et nad nagu toetavad ja juhivad sind sellest protsessist läbi kiiremini, kui sa üksinda oleks suutnud. nii. Igaks juhuks vaatan siit ka, et mis see mingi ligikaudne mis iganes muutusi sina ise ootad, siis kaardid ütlevad, et sina tegelikult see, millega sa peaksid tegema, on sul sinu vaimne ja füüsiline tervis, et kus siis kas võivad tekkida mingid sellised no need füüsilised haigused, eks ole, et millega meil kusagilt valutab või on palavik või et oleme rahulikult voodis pikali. Selline nagu natuke kurnav tunne tuleb siia juurde. Ja et mulle tundub, et see on nagu füüsiliselt nii väsitav, et see vaimne jääb veidi tahaplaanile isegi, et see võib-olla teadmine sellest vaimsest teekonnast tuleb, ma usun, et tagasiulatuvalt või läbi teiste inimeste. Aga see transformatsioon siin aitab su mingile sulle olulisele eesmärgile ja unistusele väga palju lähemale. nii, ja küsin sulle siis nõuandekaardi, et kuidas neid muutusi siis kas kiirendada või pidurdada või juhtida, et ohoh, et maagiakaart. Võin öelda, et see on vist mingi 3. kord, kus mul üldse õnnestub see kaart välja tõmmata, et see jah, no võib-olla 4. või 5., rohkem küll mitte, et see tuleb nii üliharva. Et maagiakaart tegelikult ütleb, et sa oled nagu ära unustanud, et sa ei pea kõike looma füüsilisel tasandil. Et sa võid kasutada mentaalset tasandit, sa võid kasutada oma vaimujõudu, oma energiat, sa võid kasutada kõiki stiihiaid, appi kutsuda loodust, sa võid appi kutsuda erinevaid hingi siis mitte ainult maa pealt, aga ka erinevaid inimesi. Ja et sa tegelikult peaksid kuidagi uuendama oma ühendust siis kas oma kõrgema minaga või teejuhtidega või allikaga või kuidas iganes sa seda nimetad. Et see kui sa vaatad seda elu, mis on möödunud, siis sa saad aru, et kõik, mis su elus juhtus, ei ole nagu sinu enda kätega loodud ja et mõnikord on sind kuhugi lükatud või juhatatud või sisse visatud ja põhjusega ja hea põhjusega. Ja sa kindlasti ka näed neid selliseid põhjus-tagajärg seoseid. Et kui sa sellise pilguga nüüd minevikku vaatad, mis sinu elus on toimunud ilma, et sa oleksid pidanud meeleheites rapsima, et asjad on lihtsalt voolanud ja laabunud ja läinud õiges suunas, siis see võib aidata sul seda sidet uuendada ja tuletab sulle kindlasti meelde,
et siin ei ole, et see ei ole nagu mitte see, et sina peaksid mingit maagiat tegema. See on pigem see, et sa oled nagu sellisesse elu imelisusesse, imedesse, sellest, et elu on imeline, et maagia on tegelikult väga väikestes asjades ja et sa eladki maagilises maailmas, et see usk sinus nagu on kadunud. Kui sa selle usu uuesti üles leiad, kui sa vaatad oma minevikku ja näed seal näed seal sündmusi, olukordi, inimesi, keda sa võib-olla ise valinud, siis see teadlikkus sellest, et sinus ei olnud teadlikkust, aga elu juhtus siiski, aitab sul sedasama näha ka tulevikus, et aitab usaldada seda tulevikku, aitab uskuda, et sa oled õigel teel ja et elu selles mingis väga õiges voos juhib su nagunii õiges suunas. Püüa neid mingeid väikseid maagilisi hetke, et märka mingit hetke ilu. Ma ei tea, pilve taevas, kivi maas, seda, kuidas lained randa jooksevad või kuidas küünal põleb või ma ei tea, et loo tähendus sellele, et kuidas sa võid leiva peale määrid, ilma et kõik see, millega sa kokku puutud, või ja leib ja võinuga oleksid omavahel mentaalses ühenduses, on nad ometi, eks ole, reaalsuses ühenduses. Et nad ei juhi seda protsessi, nad on selle protsessi sees, nad lihtsalt on. Ja sina peaksid samamoodi olema mõnikord protsessi sees, lihtsalt olema ja nautima seda, mis toimub ja nägema selles sellist tervendavat imelisust. See imelisus on selline veider sõna, mis praegu nagu kogu aeg kiilub mu pähe kinni, et ma üldiselt sellises vormis sõna ei kasuta. Imelisus. Aga ju see siis oli praegu vajalik. Et mis et siin need muutused ongi seotud siis eelkõige mingite kokkulepetega. Need võivad olla hingekokkulepped, aegadeülesed, need võivad olla siin selles elus mingid väga praktilised, lausa juriidilised kokkulepped, aga sinu muutused ja muudatused on kõik seotud erinevate kokkulepetega, et vanad lõpevad ja uued on valmis saabuma, kui sa ise ei pidurda ja lubad neil tulla. Ja nii on. Jah, ja nii on. Aitäh! Tänan sind, kes sa olid minuga. Aitäh!